Tere ilusat kolmapäeva hommikut. Ma tahaks teha veel ühe nädalavlogi, appi ma näen nii valge välja siin. Ja siin on Jere. Okei, nii on natuke parem. Okei, ma istun lihtsalt. Ma teen veel ühe nädalavlogi, see on, peaaegu on see nädal, sest eile üleeile ma olin tööl. Ja siis mis ma filmin õhtuti, väga nagu ei ole midagi filmida, sest ma olen nii väsinud. Siis ma lihtsalt puhkan ja toimetan kodus ja värki. Aga siis ma mõtlesin, et ma alustan seda filmimist tänasest, nii et tere hommikust. Tuleb väga tore nädal. Ühtlasi ka minu viimane tööpäev ja siis ma olen jälle töötu, aga mitte päris tegelikult, sest praegu ma panin ennast valmis, et minna ühte kohvikusse filmima. Nii et täna on üliilus ilm ja ma loodan nii väga, et see ilm jääb selliseks, sest et siis on hea valgus seal. Ma tavaliselt ei ole üldse mingi proteiini asjade, oota, see on puding. Aga mulle tegelikult meeldis see kohupiima asi, aga igal juhul ma tavaliselt pole mingi proteiini nende toodete sööja, sest et miks süüa neid, kui saad lihtsalt, ma ei tea, muna süüa või midagi. Aga mul oli kodus siin, sest et ma ostsin Margile, aga Mark ei söönud seda ära ja siis Marki ei olnud ja siis ma võtsin ise selle. Aga jah, et Mark ei söönud seda ära ja siis ma sõin ise selle mingi vanilli kohupiima mingi asja ära ja siis panin banaani peale. Et see oli täiega hea. Nii et nüüd ma proovin seda šokolaadi oma. Ja see hoiab kõhu nii kaua täis, mulle täiega meeldib see. Sest et ma ei ole väga suur mingi sööja ausalt öeldes. Või vahepeal tegelikult olen, ma vahepeal söön väga palju. Aga hommikuti ma ei viitsi süüa, siis kui mingi väike siuke snäkk, mis lihtsalt täidab kõhu ära, on nice. Me käisime Aruus ära. Mark tuli mul appi filmima. Mul oli nii hea meel, et Mark tuli, sest et mul oleks üksinda otsa väga raske kõike seda teha. Ja nüüd ma lähen koju, siis ma puhkan natukene, siis ma lähen sõbranna juurde ja õhtuks tulen koju lihtsalt. Ma sain väga palju vähem magada, kui ma tavaliselt saan. 5 tundi, nii et ma tunnen, et mul on vaja natukene turgutada ennast kerge unega, kuigi ma jõin just ühe suure matša ära. Või matšasid on vist ainult üks suurus, aga ma jõin ühe matša ära, nii et ma loodan, et ma saan magada ja puhata natukene. Oi, ma just sain aru, et mul see... Oota, ma võtan nüüd see ära. Ma tahtsin teile oma lille näidata. Teate seda tunnet, kui te jõuate koju või teil on kuidagi nii palav, et see palavuse aste on nii intensiivne, et sa lihtsalt rebid oma riided sellest ära. Mul oli praegu just selline tunne. Aga vaadake mu lille. Wow. Wow. See on nii ilus. Wow, see on sama suur kui mu pea. See tuletab mulle meelde seda, ma ei tea, kas keegi nägi kunagi seda videot, kus see rootslane või soomlane oli siuke, et sniff my rose. Minul on see küll igal juhul siuke tunne, et igaveseks pähe graveeritud see video. Igal juhul täiega ilus lill. Mark kinkis. Panen selle vaasi. See on ka ilus. Nii ilus värv. Kuidagi seda roosat ja sinist ja seda kõike on nii mitmekülgselt. Igal juhul mul on muusika kõrvades ja see natukene häiris. Issand, mis ma vahepeal kõik tegin? Ma jõudsin koju. Ma käisin hommikul kuskil ajab.
kell on juba nii pikk päev on olnud, et mul on üldse meelest ära läinud, mis ma teinud olen vahepeal. Aga jõudsin siis lõunal koju, puhkasin, mingi magasin veitsi värki või ei maganud, ma olin voodis, lihtsalt nagu kuidagi olin ja üritasin nagu puhata, ma sain öösel nii vähe magada. Sest ma mängisin Simsi ausalt öeldes ja tellisin süüa ja viimasel ajal reaalselt iga kord, kui ma tellin, siis ma olen tellinud, kui ma ei eksi, siis selle koha nimi oli Royal Asian. Aga seal nagu üks parimatest India toidukohtadest, mida mina isiklikult olen proovinud ja ma olen proovinud väga palju erinevaid kohti. Nagu kui sa tellid mingi teisipäeva õhtul mingi täiesti X kohast või mingi lõunal, kui see tuleb nagu öösel või meil oli nagu selline isu, et tellida. Ja siis sul on need siuksed kohad, mis on täiesti kas hit or miss, nagu sa tellid kas omale nagu nii halva kvaliteediga toitu või siis sa nagu satud mingi kullapoti otsa ja tellid lihtsalt nagu ülikvaliteetset ja ülihead. Ja see on täpselt see teema selle Royal Asianiga. Et see toit on lihtsalt nii hea, see tuleb alati ülikuumalt nagu need naanid ja seal on värskelt võetud nagu just kuskilt, ma ei tea, kus iganes nad teevad, see mingi ahjus või pannilt nagu just pannilt võetud nagu tulikuumalt tulevad alati. Igal juhul tellisin seda, siis ma läksin sõbranna juurde. Nüüd on 6:30 või? On jah, 6:30. Okei, igal juhul tundub, et kell on juba 6:30. Siis ma käisin Solarisest ka igal juhul läbi. Või seal paar pakki, mis ma tellisin ja mis Mark tellis, aga Mark ise on Solarises ja tema on Sõles. Nii et ma võtsin lihtsalt. Ma vaatasin Douglasesse ka. Ma tegin pühapäeval omale seda nagu näo ümber nagu nendes kohtades. Mis see ongi? Bronzeriga tegin igal juhul ja millegipärast nagu mitte kordagi ei ole tulnud, aga seekord millegipärast nagu siin on täiega akned nagu otsa ees see koht ja siis need kohad nagu täpselt need kohad, kus ma panin omal seda bronzerit, on kõik nagu punne täis ja mul ei ole kunagi punne, nagu mul on täiega vedanud oma näonahaga, nii et kui siuksed asjad juhtuvad, siis mul on alati täiega nagu, et issand, mis toimub nahaga. Appikene, see näeb nii armas välja. Ma ei tea, kus ma panen ta. Ta on nii ilus. Tahaks teda alati kogu aeg vaadata. Ja siis vaatasin sealt mingeid asju, et äkki ma saan kuidagi nagu parandada oma seda olukorda siin. Aga ma arvan, et praegu, kui tekivad sellised suured nagu breakout'id, siis kuna mu nahk on muidu nagu alati olnud täiega klaar, siis ma arvan, et kõige mõistlikum on jätkata nende samade toodetega, nende samade asjadega seda, mis ma olen alati teinud, et mitte ajada oma nahka veel rohkem segadusse, kui keegi juhuslikult teab paremini nahast ja kuidas sellega peab käituma, kui sihuke breakout toimub, ma ei tea, kas see on näha. Kindlasti on siin, see on lihtsalt nagu lõua peal siin. Et jah. Ma olen muidugi oma meigiga juba terve päev olnud. Ja muidu, kui kellelgi on mingeid tooteid soovitada, väga hea meelega kasutaks neid või prooviks ka, kui kellelgi on tõesti midagi aidanud. Mul muidu nahk on kuiv, pigem kuiv ja sihuke hästi tundlik. Et mul on see kontaktdermatiit, mis on siis põhimõtteliselt ekseem, võib välja lüüa niimoodi, kui on nagu väga hull seis või kui on väga nagu tundlik või mingi halb toode või midagi, lihtsalt sügeleb ja hästi-hästi tundlik nahk. Vaatame mu pakke või vaatame, teeme Margi paki ka lahti, vaatame, mis seal sees on. Nii, ja muidu vaadake mu orhideed. See on lihtsalt nii ilus. Nii, trenniriided. Esiteks püksid. Mulle täiega meeldib see värv, see tumesinine on nii ilus. Ega need
Capri püksid pole või? Ma loodan, et mitte. Võib-olla kuna ma olen nii lühike, vaata, et siis need ei tundu nii Capri'd. Vinterist muidu tellisin need asjad. Jaa, ma olen lühike ja mulle tundub reaalselt ideaalne pikkus. Nii, igal juhul sellised püksid ja mulle väga meeldivad, ma pigem eelistan nagu selliseid pükse, kus on see tavaline, see, mis ei lähe nagu tagumiku vahele. Ja siis sellega oli selline bluus ka kaasas, kus on juba, issand jumal, siin oli sulg sees, kus on juba nagu see sisse ehitatud rinnahoidja või vähemalt need pads. Nii et kui on nagu väga palav mingi suvel või midagi, et siis saab seda panna. Ma tahaks proovida ka seda, aga teeme margipaki lahti. Miks nad sellise mingi papitüki, siin on nagu papitükk pandi. Anyways. Linasest mustad püksid. Need tunduvad nagu need mahuksid olla. Ja must on hea selle poolest, et siis ei ole nagu valgetel on tavaliselt läbi näha alati. Okei, ma sõin. Nüüd mul on seljas, proovisin selga seda, mis ongi see workout set, mis ma Jaagast, appi ei tööta praegu. See workout set, trenniriided ja nüüd ma olen mingi mitu tundi reaalselt lihtsalt võtnud selle momendi, et puhata ja olla ja ma näitan. Ja ma olen teinud oma Simsi maja siin. Mul vahepeal tuleb selline tuju, et tahaks täiega Simsi mängida ja siis ma mängin Simsi mingi 2 päeva. Ja siis ma rohkem ei viitsi, mingi mitu kuud, aga ma tegin maja igal juhul. Ja selline see on. Pole mu kõige parem töö, aga noh, edis. Ja mul on see Brooklyn siin mängimas. Ja päikselooja on täiega ilus. See lilla valgus on nii kuidagi mõnus. Ma ei tea kunagi, kuidas alustada neid videosid. Aga täna on neljapäev. Ma eile tegin trenni kodus. Sain oma selle trenni seti. Ma vist ei näidanudki lõpuks. Aga täiega hästi istus. Sain selle kätte ja siis tegin selle kohe trenni ja nii mõnus oli. Mulle täiega meeldib, kui varukaid ei ole trenni nendel bluusidel ja asjadel. Sest et mul on nii palavis, kui mul varukad ka on, siis ma lihtsalt tunnen ennast kuidagi väga, see sõna on nagu kuidagi klaustrofoobiliselt, nagu siuke täpselt see tunne, mis ma eile rääkisin, vaata, et kui nii palav on, siis tahad lihtsalt täiega mul nagu riided sellest ära võtta. Sest nii lihtsalt üle stimuleeriv on see. Kell tegelikult ei ole üldse hommik enam, kell on jumal palju. Mingi 1, 2, midagi siukest. Aga ma lasin endal magada esimest korda üle väga pika aja. Ma isegi ei mäleta, millal ma viimati sain magada niimoodi, et ma ei pidanud äratuskella panema. Jah, ma magasin mingi 10:30, mis on minu jaoks väga palju. Tavaliselt ma ärkan mingi 8, 9, midagi siukest, võib-olla isegi varem vahepeal. Ja nüüd ma panen ennast valmis, sest et me lähme Margiga jalutama, siis meil on vaja Kristiines käia. Mul on vaja viia üks kleit tõmblemisse, siis midagi oli veel vaja teha. Tal oli Kristiines vaja prillipoodi minna, tal on vaja silmi mõõta, et me saaksime õiged läätsed talle osta. Või noh, et tema saaks omale õiged läätsed osta. Ja ma ei teagi, meil jälle jõudsid mõned pakid, me oleme sõna otseses mõttes sõltuvuses Vinterist. Meil jõudis täna 4 pakki. Ja pärast neid 10 pakke, mis meil on Vinterist jõudnud,
olen jõudnud arusaamale või noh, oleme jõudnud arusaamale, et kõige kiirem kullerteenus on Unisend. See tuleb paari päevaga, kõik ülejäänud asjad tulevad mingi ülikaua. Ja siis mul on õhtul vaja väga palju hakata editima, sest et ma ei ole oma kanalile laadinud jälle ülesse nii kaua aega mingit videot ja ma lihtsalt kuidagi tunnen, et mingi tamp on peal. Ja siis veel ühe selle eilse kliendi jaoks on vaja editida, sest et ma homme olen tööl viimast päeva. Ja ma räägin nendest põhjustest ja asjadest. Jällegi, ma ei taha teid hoida ootamas, aga mul lihtsalt, ma ei tea, ma kuidagi üldse ei tunne, et ma tahaks seda hobuse sama. Aga ma ei taha hoida teid ootamas selle teemaga lihtsalt, et ma ei ole aega praegu seletada seda. Panen ennast ruttu valmis ja siis on aeg minna. Ja ma kuidagi üldse ei suuda välja mõelda, mis soeng mulle praegu kõige rohkem sobiks, sest kui õhus on mingi külm, täna on 6 kraadi, siis tahaks nagu midagi, kus esiteks mu juuksed on kinni, kui tuul on, siis need lendab mul näkku. Pärast 1,5 aastat mitte kohvi joomist ma olen jälle sõltlane. Sest ma ei saa lihtsalt, kohvi on liiga hea. Veits väsisin ära sellest kakao teemast, nii et ma panen teid kuskil siia. Sealt elutoa aknast tuleb otse valgus ja kuidagi see on ka siin, et me tegelikult on ammu juba plaanis olnud teha mingisuguseid muutuseid siin korteris, et see oleks natuke rohkem võib-olla nagu minu kodu või siuke mulle meelepärane, et siin on hästi palju siukseid mingeid elemente, mis on nagu teiste moodi. Ma arvan, et üks mu lemmikutest asjadest on teha kodus suuri muutuseid või lihtsalt sisustada kodus. Ja vaadake, panin need lilled siia vaasi. Võib-olla need siin mingi aega jõudsid juba natukene, mis on, mitte närtsida otseselt, aga jah, et nad jäävad mingit aega vees ja appi kui ilusad nad on. See reaalselt näeb välja, nagu siin sees oleksid pärlid. Nii ilus. See sobib siia vaasi üli hästi ja siia riiulile üldse. Ma vahepeal sattusin, või noh, mis vahepeal eile või üleeile, sattusin oma YouTube'i kanalile ja vaatasin, mitu subscriberit mul on. 111 subscriberit. See tundub kuidagi nii veider. Ma ei tea, ma ise vaatan vahepeal oma videosi ja siis mõtlen, et issand, kui igav. Millegipärast panen ikka üles ja inimesed isegi vaatavad. Ja kuidagi see akne täna ei ole üldse nii siuke punane ja põletikud, nagu see oli eile. Vaid, eks selles mõttes, see on olemas ikkagi, nagu näha on. Et ei ole kõik hästi, aga oluliselt parem kui eile. Eile ma olin küll, et apkene. Mis juhtus siin nüüd paari päevaga? Me võtsime esimese paki, mille me saime väga ootamatult. Ja. Ja nüüd kõige tähtsam pakk on käes. Okei, aga nüüd lähme võtame oma auto. Ja siis lähme Kristiinasse. Turvamees. Näita kõigil oma outfit. Mu outfit. Mul on see kõrvane QS-i, oli QS-ist või? Igal juhul QS-i see kõrvamantel. Siis tumesin nii. Käisime Kristiines ära. Ja nüüd me jooksime autosse, kui saaksime kiiresti süüa, enne kui mul hooldus hakkab. Okei, teeme kiire fit-checki, sest et meil on natuke kiire, aga see kõrvane mantel, ma olen kindel, kui mu ema seda ostis, panen selle ekraanile, see, eks, siis see käekott,
läheb selle mantliga kokku. Minu arust see mantel, mis kaamerast näeb natukene siuke beežikas välja, aga minu arust see on siuke roosakas, õrroosa. Siuke vana roosa, vot. Siis mul tumesinised püksid ja siis mul vahelised saapad. Ja mul on isegi õues täitsa soe selle mantliga, sest aga õues muidu, mis asja, aga õues, aga minu arust õues on, mis mingi 6 kraadi või? Ja nii et. Okei, mis sul seljas? Mul on kaasas sõrmus ja seda sõrmust ma hoian oma jakitaskus ja siis ülejäänud on riided. Okei. Selline sõrmus sellele tüdrukule. Okei, me lähme nüüd. Tahaks süüa ka enne, kui ma hooldusesse lähen. Me mõtleme, kas me lähme matkale või ei. Kas lähme? Ma mõtlesin. Homme on pilvine või? Jaa, no ta ütleski seda, et vaata. No homme sa teed tööd ka. Et laupäev sajab. Ehk siis põhimõtteliselt täna või homme. Aga siis ma ei näe nagu mõtet, miks me homseni ootame lähme siis täna. Okei. Lähme siis täna. Okei. Ma mõtlesin, et me võiks minna siia. See on päris kaugel, aga. Tund aega. Me jõuame täpselt päikseloojanguks kohale. Oota nii, kõigepealt siis vaatame oma pakid. Siis viime kleidi. Siis koju. Vahetame riided. Ja siis lähme matkale. Okei. Nii. Esimene. Vaata, kui nice sussid. Wow. Jooksu omad. Me näitame neid asju, mis me Vintedist tellisime. Kas see on natuke udune või? Ei ole. Nendeks päevadeks, kui ma lihtsalt kardiot teen. Lihtsalt kerged. Jah. Näe. Nad tegelikult täiega mõnusad. See nii külm, mis siin sööda? 2 nakamit. Oh my gosh! Näitame neile, mis mütsid nad on. No. 1, 2, 3. Bride and groom! Oh my gosh! Nad on veel nii klõpsu peale võtta. Mis oli? Bride and groom. Mis naer see siuke oli? Lihtsalt. Ma arvan, et kui mul see nokamüts peas on, siis kõik, kes mind ei tea, aimavad kohe ära, et ma olen abiellumas ühe väga lühikese blondi suure karakteriga tüdrukuga. Miks see? Mul ei sobi üldse nokamütsid. Täiega sobib sinna. Bird. Bird ja broom. Väga nunnud. Tegelikult nagu on ju. Okei, jätame pääs. Nii. Ma tellisin omale ühe värvimisraamatu täiskasvanute oma. See oli mingi self-love girl coloring book ja varsti peaksid markerid ka jõudma. Nagu, ma ei tea, kas keegi on Instas näinud nagu neid markereid ja seda coloring booki, kus nagu ta teeb kuidagi hästi joonistub. Niimoodi, et see ei... Ma ei tea,
just ma kuidagi seletada. Tegelikult on jumala okei. Täiesti fine. Ma olen nii elevil selle vlogi pärast. Näen siukene. Ma ei tea, kas keegi on näinud Instas. Body lotion. Lihtsalt nagu nii armas. Kodukinolina. Oonis. Selle ma riputan rõdule. Eveli korteris täpselt põhimõtteliselt terve toa suurune rõdu. Ja siis Eveli paneb sinna kardinad ja ma teen väikse kodukino meile. Varsti peaks projektor ka jõudma. Jaa. Ja siis mul on mingi siuke siin. Sul jõudis 3 minutit. Jah. Meil jõudsid täna 6 pakki või? Ja eile ka 2 tükki. Jaa, see on see trennis jah. Wow. Me oleme kapitalistliku maailma poolt täiesti... Ohvrid, orjad. Täiesti orjad. Me oleme... Vaata meid Bride and Groom nokamütsid, näitame mingi värvimisraamatuid ja trennisärke. Wow, me oleme Me oleme oravad rattas, pikad varud. Täiesti, me oleme rotiralli kuningad lihtsalt. Rotiralli täiskaotajad lihtsalt täiesti järjekorra taga. Kuigi samas, mida me ajame? Me ei tee tööd. Meil on järgmised 6 kuud vabad. Mis on rotiralli? Mis vabad selle? Me otsustasime, et me ei ralli lihtsalt. Me oleme lihtsalt rotid. Me oleme lihtsalt rotid. Me ei viitsi isegi joosta, me oleme laisad rotid lihtsalt. Okei. Nüüd, tubli rätsep. Siit me tuleme. Kas ma panen mingid vaba ajariidid või? Ma arvan küll, jah. Võid oma selle uue sinise workout seti peal. Väga hea mõte. Päikse käes on päris hea selle nokamütsiga. Jah, päris mõnus. Koos päikseprillidega, wow. See on alati nii mingi puuber asi olnud. Mul ei sobi nokamütsid tavaliselt. Aga see nokk on kuidagi nii nagu... Näe peale nagu katus. Sul on vihike peal. No, sellepärast ei väga ei sobigi. Aga noh, kogu aeg tulevad mingid teavitsed. Nii, ma näitan ruttu, mis me sealt Kristiinest tõstsime. Me läksime Jyskisse, ma tahtsin sealt patti vaadata, aga siis me otsustasime, et me ostame Ikeast ikkagi. Ja siis me läksime Pepkosse, sest et ma tahtsin sealt neid vetsuharjasid vaadata, et siin osta uued. Ja siis me saime paar asja veel. Ja Pepkos olid süüksed. See näeb kuidagi nii nagu päris lille moodi välja. Et me ostsime need ja siis ma mõtlesin, et panna appi. See reaalselt ongi suht. Nagu identne näeb selle päris orhideega välja. Aga tahaks neid panna sinna beeži. Appi mu aju ei tööta. Tahaks neid panna sinna beeži vaasi. Mul seal nurgas on, ma kohe varsti näitan. Ja need olid, üks oli 2,50 ja ma võtsin 3 tükki. Ma tahtsin talveriietele seda, mis sa tolmuimejaga tõmbad kokku, vaata. Saad kuskile omale ära panna. Siis Pepkos, seal oli nii armas siukene table runner, mida ma tahtsin siia söögilauale panna. Need vetsuharjad, see läheb suurde vannituppa, see läheb külaliste vannituppa. Siis ma nägin külgest täiega armast vaipa Pepkos, mis oma värvide poolest sobiks väga hästi külaliste vannituppa. Aga kui see ei sobi, siis ma panen sinna suurde vannituppa. Ma käisin kodus ära. Vahetsin oma riided, panin midagi natukene rahulikumat, mugavamat. Me filmime. Jah, et endal on vaja natukene nokitseda, et nad oleksid võrdselt. Nii, kus poodi me läheme? Kus suunas meil see läheme? Kus su telefon? Sealt.
sa näed välja nagu metsavaht. Sul on täpselt need õiged värvid selle jaoks. Kuulsid kukke kiremas just või? See oli kurg. Ah. Man. God's creation. It's beautiful, isn't it? Yeah, bro. Su silmad on nii ilusad värvivad siia. Pidid filmima seda, jah? Ei võinud hoida mu ilusatel silmadel seda ka. Punanina. Täiega. Nii ei ole seda asja. Oh. Wow. Mu sõrmed on esiteks tulipunased. Aga me oleme kihlatud. Me lihtsalt. Wow. See on nii ilus. See on lihtsalt nii ilus. See on täiega suur. See on nii suur. Näite niimoodi lähedalt. Nagu külje pealt on. Ah. Igale poole, kus vaatad, on lihtsalt teemandid. Assand, see on nii ilus. Ma ei saa see värv ja see kõik on nagu... Jah. Aga me oleme nüüd kihlatud. Kuidas tunned? Kuidas sa tunned ennast? Kihlatult. Tunned ennast kihlatult või? Mul on siuke tunne, et midagi väga õiget just loksus paika. Me oleme ametlikult kihlatud. Ametlikult. Me olemegi lihtsalt kihlatud. Me oleme nüüd kihlunud. Kihlunud. Mingi 20 minutit juba. Yeah. Me olime vaateplatvormil ja siis me sõime seal juustu. Ja siis me tegime sükest mängu, et seal juustu sees see oli nagu tüke pakk. Ja siis me valisime välja, et nagu millised on nii-öelda pommid. Jah, et mina valisin ühe välja ja tema valis ühe välja. Ja siis pärast mingi 4. või 5. juustutükki ta võttis minu selle pommi nii-öelda ja siis ta küsis, et milline ma arvan, et oli tema oma ja siis ma ütlesin täpselt õige, kuigi ma ei teadnud, millise ta valis. Ma ei suuda isegi juustutükkide pakis tema eest ära peita. Ma valin suvaliselt ja ta ikka teab, mis ma valin. Ja nii ilus päikseloojang on ja see on lihtsalt... Nii ilus moment. Nüüd ma käin siukse kiviga igal pool ringi. See näeb täiega haige välja. Jah. Ja vaata seda, kus see näeb välja. Sa näita seda siin. Wow. Ainuke asi, millest mul kahju oli see, et mu küünteaeg on alles esmaspäeval ja ma ei saanud selleks nädalaks. Aga noh, mind ei huvita need küüned piisavalt, et joosta mingi suvalise juurde. Täna on juba laupäev. Eile oli reede. Eile ma ei filminud midagi, sest et eile oli mu viimane tööpäev. Täna laupäeval ma panen valmis ennast, siis lähme kohvifestivalile.
Siis me lähme sõprade juurde ja siis me lähme käime poest läbi ja viime maale vanaemale süüa. Ja ma ei suuda ikka veel uskuda seda siin. Mis veel? Pidin nagu tööst rääkima. Jaa. Ma ei käi enam tööl. Ma olen taaskordselt vaba naine tegemaks ükskõik mis. Ja ma tulin töölt täna sellepärast, et see oli ausalt öeldes lihtsalt nii füüsiliselt raske, nagu 7 tundi päevas seista. Igal juhul, et kogu see sotsiaalne ja füüsiline energia, mis sinna alla läheb, oli väga väsitav ja ma lihtsalt, ma mingi aeg nagu pidasin vastu, üritasin endale nagu sisestada, et et läheb paremaks ja lihtsamaks ja värki, aga lihtsalt see lõpuks ei olnud nagu üldse väärt seda, et kui ma tulen koju niimoodi, et ma ei jaksa nagu mitte midagi teha pärast kella 6 õhtul, siis natukene liiga raske, pole lihtsalt minu kehale see. Ja jah, muidu seal oli töö nagu mega tore, nagu ülemused ja kõik, et ma kindlasti hakkan seal niisama nagu hooldustes kohe kindlasti käima, aga jah, lihtsalt töö ei olnud minu jaoks. Ja ma ei oleks saanud seda enne teada, kui ma ei oleks seal ära käinud, nii et. Ja nüüd ma põhimõtteliselt suht kohe alustasin oma ettevõttega. Nii et kolmapäeval ma sellepärast filmimas käisingi, et ma käisin ühe kliendi juures. Ma seal spaas tööl olles ikkagi tundsin veits seda, et ma ikkagi nagu sügeleb selle enda eriala järgi, et mul on vaja nagu lihtsalt, ma ei tea, kasutada oma aju ja mõelda, kui ma nagu tööl olen või ma ei tea, üleüldiselt lihtsalt see nagu, ma arvan, et lõpuks see terve päev kuskil valges ruumis kinni olemine oli ka nagu, et ma justkui nagu füüsiliselt teen midagi, aga ma olin nagu nii autopiloodil juba. Ma proovin mitte overboard minna või liiga üle võlli minna oma silmameigiga. Me oleme kohvifestivalil. Me joome kohvi. Joome saiakest. Vaadake, kui hästi margil see kamps on sobiv. Aitäh. Okei, prooviks seda. Ta on väga tugev vastand sellele, mis sa siit ju. Vlogid ja. Saad aru, mis sa mõtled? Tuli jutlustava Margi emmega. Ja vaadake meie mütse. Need on need mütsid, mis me Vinted-ist tellisime. Minul ma kohe avastasin seda, et mul on meik peal. Ja siis see meik läheb kõik selle valge mütsi peale. Ja vähemalt ei ole näha, see on siin sees, aga ikkagi veits kahtlane. Me oleme siin A1000 Šokonas. Ma näitan paari asju, mis me omale ka valisime. Kohvi, kollageen. Kodus on kollageeni, aga tahaks uut, see on juba veits vana. Kanad sees oli kolleeb. Ja siis tahaks neid maske proovida. Sest et ma proovisin ühe firma oma kunagi hästi ammu ja mulle täiega meeldis, aga ei ole jõudnud tellida. Nii et nii kaua, kuni mul neid enda omasid ei ole, siis ma kasutan või proovin neid. Minu arust A1000 on täpselt selline pood, kus sa kõnnid ringi ja vaatad neid asju, sest et siin ülitihti on mingid siuksed tooteid, mida nagu kuskil mujal ei ole. Aga ma peaks otsima Margi ema uuesti üles, sest et siis ma saan küsida, mis ma otsima pean. Seal olid nii odavad need šampoonid ja dušikeelid, need Shiaya omad. Ja siis ma võtsin ühe šampooni ja dušikeeli, sest et kui sol kuskil vannis käib või midagi, siis ta laseb tavaliselt
pool pudelit omale sinna. Ja siis lihtsalt tavaline šampoon. See lõhnab nagu jufikas ja see lõhnab nagu Kaka. Ja ma ei saa ikka üle. Mu sõrmus on nii suur. Ma kogu aeg vaatan ja teen asju niimoodi. Me tulime enne IKEA-sse. Ja siis lähme vanaema juurde. Pole õnnaemagi mida siia panna, aga ma tahan seda. Ma ei kujuta ette. Ehitame oma terraariumi või? Saad eksponeerida oma lemmikesemeid. Mis su lemmikesemeid on? Raha. Midagi. Siin sees on mingid käekelles. Kihlasõrmus laseme prožektoritega need valguseid ka peale, jah? Teeme kontori tühjaks, paneme lihtsalt poodiumiga kihlasõrmuse sinna keskel. Meie muuseum. Kui kaua me siin olnud oleme? Üle tunni, 1,5 tundi. Tegelikult ei ole isegi nii kaua. Väga okei on. Aga me saime kõik, mis meil vaja oli ja natuke peale. Ja nüüd me lähme lõpuks vanaema juurde. Vanaema juba nälgib seal. Ei tegelikult ei nälgib. Tähtsad asjad. Nagu shoppamine enne, pärast lõbu nagu vanaema. Jah, täpselt. Vaata, tal on see kott seal laua peal, eks. Fun fact, kui ma IKEA-s töötasin, ma olin graafiline disainer siin 2 aastat, siis meil oli siin selline grupp töötajaid, kes olid vabatahtlikult osa sellest grupist, aga põhimõtteliselt see olid nagu esmaabi, põhimõtteliselt sina nagu iga päev oli keegi, kes hoolitses selle eest, et oleks olemas esmaabi. Ja siis ma olin osa sellest ja siis ma kõndisin selle kotiga igal pool ringi. Ja vist 1 korra pidin isegi esmaabi kellelegi andma. Ja vist oli mingi palavik kellegel ja something like that. Nii et me nüüd maksame ja siis... Eks sa öelnud mulle, et sa oma minevikus superkangelane olid? Tead, mõned asjad saad alles siis teada, kui oled kiilatud. Tähelepanu. Tegemist on vlogi sissekandega. No, kanna sisse nüüd. Ma mõtlesin, et sina räägid. Mida ma räägin? Ma ei oska üldse vlogida. Vanaema juures käidud. Me oleme tagasi meie lemmikus poes Prismas. Tegelikult oleme Kristiine keskuses. Mis kell juba on? Mul pole kella käel. 3:30. Kell on 3:30. Me käisime kohvifestivalil. Võtsime jälle kohvi juurde. Siis sõime pirukat. Siis me käisime Margi isal lennujaamas järgi. Viisime ta koju. Ja nüüd me oleme siin. Ja Margil on vaja minna prillipoodi. Et mõõta oma silmad ära, et tellida õiged läätsed. Kivipaberkääri. 1, 2, 3. Okay. Suur või? Jah. Lihtsalt otsustasid ära. Ei, sa võtsid või? Ma mõtlesin, et ma võtsin. Nii, siia me ostsime IKEA-st valged voodivesud, kuigi tegelikult seal olid need väga siuksed kreemikad. Aga kuna see tuba on nii pruun, siis siin need näevad väga valged välja. Need siidist, need olid mul juba olemas. See oli ka IKEA-st, aga mu ema ostis selle mingi hetk IKEA-st, siis andis mulle. Siis need ostsime sealt Pepcost ja siis selle eile Jyskist ja siis ma teen siia peale mingi pildi ja see läheb ilusti siia ülesse. Ja siis see teeb seda tuba veel nagu palju valgemaks. Ja need kardinad, siia tulevad uued kardinad, need lähevad ära, pimenduvad kardinad ja siis
jah, mõtlen, mis veel. Selle poti vahetasin ära, siin oli enne tumesinine, aga et tuua nagu balansseerida neid heledaid, siis ma panin siia valge. Ja veel, ma arvan, et viimaseks asjaks tahaks ühte suurt heledat vaipa, sest et ma ei saa nagu seda üles võtta siin. Ja et natukene siia maha ka tuua seda heledust, siis ma arvan, et üks hele vaip sobiks siia väga hästi. Vot, see vaas on ka kunagi hästi ammu ostetud Hemtexist. Siin oli enne see sõprade uksematt ja siis me ostsime suurema, sest et noh, ma ei tea, näeb kuidagi korralikum välja, lihtsalt puhtam ja siis siin kõrval on kohe külaliste WC, kuhu Pepcost sellise vaiba ostsime. Ikeast see korv, siis uus vetsuhari, see mingi sidrunilõhnaline, see pulkade asi. See, ma ei mäleta, kuskohast see rätikuhoidja on ostetud, aga see sobib ka nii hästi siia, palju paremini kui eelmine. On see seebi alusuus, siis kindlasti tahaks peeglit uut, meile nii meeldis Ikeas üks peegel, aga me ei ostnud seda ära. Aga nüüd me vaatame, et tegelikult täitsa meeldib. Ja siis tuleb siia prügikast veel. Ja siis ma tahtsin teha sellele seda kraanikausi nii-öelda seelikut, et peita seda osa ära ja siis läheb see korv, ma ei tea, kuskile sinnapoole äkki. Nii prügi, ma ei tea, igal juhul. Praegu on selline. Siis ma mõtlesin omanikult küsida äkki, et ma võin selle pildi siin maha võtta ja siis tahaks osta neid stick-on tiles ja panna terve selle seina pluss lae täis tumerohelist. Minust see sobiks üli hästi. Aga vaatame, praegu on juba oluliselt parem kui see, mis oli enne. Ja tahaks võib-olla selle segistiga ära vahetada, küll leiab mingi laheda, ilusa uue. Nii, siis Pepcost ostsime selle, minust see on nii ilus, nagu nii kuidagi siuke, nagu see, et see läbipaistev on, pluss need tigitud, need lilled siin peal on täiega ilus. Ja siis sellised need küünlahoidjad siia peale, sest et muidu ma ei tea, mul ei olnud neid üheseid, nii et nad lihtsalt seisid siin nagu niisama. Ja ma ei teagi, ma mõtlen, mis veel. Me ostsime, või noh, ma ostsin, kes. Me ostsime need kardinad, Hemtexi kardinad Marketplace'is mingi 30 euroga. Need on pimendavad ja siis ma mõtlesin, et äkki panen need magamistuppa, aga need on põhimõtteliselt täpselt sama hallid nagu need, mis seal praegu on. Nii et ma müün need uuesti maha. Ja korra mõtlesime, et äkki sobivad nagu siia tuppa, aga siin on kõik nii neutraalne ja nii kaua, kuni see sein näeb selline välja, siis see väga ei sobi. Ja selle vaiba müüsin maha ja jah, mõtlen. Rohkem vist pole midagi, see vaip on ka siin müügis praegu, sest et see väga ei sobi. Ja noh, vaikselt hakkab nagu kogu korter kokku tulema. Läheb natuke aega, aga nagu ikka, head asjad võtavad natukene aega. Aga oli väga tore nädalavahetus, ma ei suuda ikka veel uskuda, et mul on selline kivi siin sõrmel. Nii tore, ma ei oleks unistades ka suutnud kunagi arvata, et mul selline sõrmus on. Nii tore, ma olen nii õnnelik.